aga ma näitan teile pärast siin, aga telefon lihtsalt viskas musta pildi ette ja siis ei saa kerima nagu. Täna on 10. juuni, on esmaspäev ja algabki mu uus vlogi nädal. Täitsa lõpp ongi esimene tehtud. Ma alles monteerin küll seda esimest. Ma lootsin, et ma saan pühapäeval siis selle juba nii-öelda üles laadida. Aga kahjuks nii päris ei ole ja vaatab siis, mis päev ma täpselt postitan. Aga üldjuhul ma ikkagi kavatsen pühapäeviti hakata siis postitama. Issukene. Aga jah, hommik algas üsna vara, ma ärkasin 7. Käisin pesus. Sõin hommikust, poisi pole veel söönudki midagi. Me lähme siis Tallinnasse, Tallinnas on vaja jooksutest ära teha. Ja meie lähme nii kaua Preveniga mänguväljakule ja siis me lähme kõik koos sinna dinosauruste parki. Seal on nüüd mingi teine nimi, aga seal Lasnamäel mis pidi olema. Nüüd me lähme vaatame selle üle. Mul mingi breakdown. Pargid jõudi otsastab peale. Täispilet oli 12 eurot ja seal ei saanud, selles mõttes jah, sa nägid seal ikkagi neid dinosauruseid, aga näiteks tutvustust kui sellist, et sa oleks saanud rohkem selle isendi kohta lugeda, siis seal nagu ei olnud eestikeelset, seal oli ingliskeelne, vist oli ingliskeelne ja mingis keeles oli veel läti või leedu keeles ja eestikeelset näiteks ei olnud. Ja siis muidugi seal oli nii, et nagu mõnel sellel saurusel oli nagu saba koht katki, ühel sellel kõige suuremal isendil oli niimoodi see kaela juurest, kui ta nagu liikus, siis tal nagu käis see kael või noh, ühesõnaga nagu käis sealt välja niimoodi ja siis oli näha, et jumbulas katki. Siis seal oli nagu mingi batuudiala, seal oli 2 sellist tavalist suuremat batuuti, need olid nagu okeid. Aga üks kõige suurem nagu õhku täis batuut. Talis ja Preven hakkasid sinna minema ja siis seal nagu reaalselt ühes kohas nagu mullitas täiega vett välja, ehk seal siis oli, ma ei tea, kas auk sees või midagi, ilmselt vihmaga oli nagu sinna peale sadanud ja ma ei tea. Ühesõnaga, Talisel on üks jalg jumbalast läbi märgi ja siis nad lõpuks ei läinudki sinna. Aga jah, muidu Talisel sai jooks tehtud ja siis me läksime kohe sinna Lasnamäe sentrumisse. Seal me käisime, võtsime väikse ampsu, sest et mina küll hommikul sõin, aga mul oli kõht juba vahepeal nii tühjaks läinud. Ja siis me käisimegi seal selles pargis ära ja nüüd me liigume Ülemiste poole. Et ma tahaks blenderis seda võikut ja võib-olla ma saan Prevenile plätuka. Vot.
tahtsin Prevenile plätusi, sest et tal on teised paarid väikseks jäänud. Ja Saarast me ei leidnud. Seal on poistele minu arust nagu just väikestele üsna väike valik. Näiteks tüdrukutele, no tegelikult igal pool tüdrukutele palju suurem valik ja nagu miks see nii on? Miks poistele või olla ka ägedaid riideid nagu? Siis me läksime H&M-i, sealt me skoorisime nii mõndagi, ma pärast kodus näitan. Aga sealt me saime siis talle mingid lahtised jalatsid, et need plätusid päris ei saanud. Aga praegu on hea olla, kõhud on täis, üks härra seal taga magab nagu näha. Ja teine härra on siin kõrval ka suht väsinud. Tšau! Nii, ma eile tegelikult ei vloginud. Sest et ma tegelikult mõtlesin üldse, et ma Talise telefoni ei taha enam nagu mingeid klippe teha, sest et ma saan enda telefoni kätte. Ja nagu just mingi tund aega tagasi selgus, siis ma saangi enda telefoni kätte ilmselt juba kas täna õhtul või homme. Ma arvan, et ta kauem ei tule. Tegelikult täna hommikul just panid teele, siis nagu väike lootus on, et täna saab kätte, aga ma kardan tegelikult, et pigem mitte. Aga me käisime siis üleile, ma ei tea, mis päevas oli, esmaspäeval. Ja siis me käisime niisama natuke shoppamise järgi ja siis vaatasin teile ka näidata. Ja ma ei ole neid siiamaani kuhugil ära pannud, lihtsalt teie jaoks. Aga sellised siis, tal oli plätusi vaja, aga praegu käivad need ka. Need olid soodukaga 12,99. Ja need on pigem talle praegu natukene suured, aga ilmselt käia juba saab lihtsalt juba sellepärast, et ta jalg kasvab nii kiiresti, et lihtsalt ma peaksin ilmselt iga kuu midagi uut ostma. Nii ma pigem võtsin juba midagi suuremat. Siis siuke jälle müristab. Ühesõnaga, ma võtsin talle siuksed päikesprillid. Tal kadusid eelmised ära 2 paari ja ühesõnaga ma ühed ostsin talle Rimist mingisugused tavalised mustad, aga mul meeldisid need ja talle megalt sobisid. Need olid ka soodukaga, enamus asja, mis ma ostsin, olid soodukaga. Olin 4,99, ma ei tea, mis see muidu maksis. Ühesõnaga, ma ei tea, mis ta muidu maksis. Aga 4,99-ga H&M-ist. Siis ma ostsin talle 2 paari sellised pükse. Siuksed semiviisakad, ütleks mina. Ja teised on ka sellise lõikega, aga lihtsalt teisest materjalis on pigem selline dressimaterjal. Vot, 7,99. Ja viimane asi. Siuke nunnu teisärk. See ei olnud selle soodukaga, aga see ei olnud kallis ka 3,99. Siuke täitsa cute minu arust. Ma ei tea, mis pidi õige on. Nii on vist ees. Jah, nii on ees. Ja nii on taga. Ja mulle meeldivad siuksed oversized. Vot. Ja ega endale ei ostnudki midagi. Isegi mitte ei läinud otsima. Ma oleks mingid paikered tegelikult vaja. Ja siis, no tegelikult mul lahtisid jalanõusi on, aga tahaks ka mingisuguse ringnikulaadseid. Et võib-olla siis mingi kuu, järgmine kuu äkki. Või millal jälle Tallinnasse satub. Siis äkki saab ostetud, sest mul meeldib ikkagi jalanõusi proovida. Nendega kunagi ei tea, kas on kitsas või lai või mis värk on. Kusu. Oot, aga me muidu niisama praegu hängime. Kiilsu on seal taga. Ei taha väga kaadrisse jääda, aga ta on seal. Nii et Preven magab ja sellest ilmast ei saa ka üldse aru. Kord sajab vihma, siis tuleb jälle päike välja, siis kuuled, et kuskil müristab ja ma ei tea mida veel. Ja also, teate mida või? Ma laadsin enda esimese vlogi ülesse. Pühapäevast sai kolmapäev, aga it's fine. Sest et eile ma üldse ei tegelenud, aga täna hommikul ma hakkasin tegelema ja siis Talis on nagu kodus, siis Talis oli rohkem Preveniga ja siis ma sain toimetada ja siis ma tegin enda selle channel. Ma ei tea, mis ta eesti keeles on. Nagu YouTube channeli ühesõnaga tegin endale valmis.
siis ma monteerisin lõpuni, editisin lõpuni, siis ma tegin paar muudatust, siis ma vaatasin 2 korda läbi ja ühesõnaga ja siis ma lõpuks saingi ta üles laetud. Ta on nüüd kell 5, ma ei tea, mis praegu kell on. Ühesõnaga kell 5 läheb ülesse. Nii et kes ei ole esimest vlogi vaadanud, siis minge vaadake. Jep. Vot, ma just jõudsin jooksmast. Sorry, ma ei ole täna väga vloginud, aga ma arvan, ma saan oma enda telefoni ja siis ma annan täiega minna. Mul on. Aga ühesõnaga, ma tulin just jooksmast ja ma olen natukene närvi, nagu kõigist natukene. Oleks ma 2 minutit varem jõudnud, kui ma oleksin jäänud täiesti kuivaks, aga nii kahjuks ei läinud. Aga selles mõttes suht hea värskenda oli, ma nüüd lähen praegu pessu, mis ma tahtsin rääkida, et ma arvan, et ma tegin senise rekordi. Ma tavaliselt on suke suht aeglane jooksen, ma jooksen mingi 7 minutit kilomeeter, see on aeglane. Kui ma jooksen 6 minutit kilomeeter või 5, siis ma olen nagu ma tahaksin igal sammul lihtsalt oksendada. Lihtsalt ma olen selles mõttes nagu õnnelik, sest et ma jõudsin mingi kilomeeter, 1,5 kilomeetrit, jõudsin enda kodus siis ja siis ma jõuan suksele lagedikule ja siis ma nägin, et tagant sealt tulevad ühesõnaga megatumedad pilved ja siis järsku välgutas. Ja siis ma mõtlesin, okei, et mis ma teen, eks ma teen enda 6 ära või ma siis lähen teen nagu pool ringi sellest ehk siis 3 kilomeetrit ja siis ma ikkagi otsustasin, et okei, ma teen selle 3 ära. Aga et ma siis teen tempot, aga ma ei pidanud ennast üldse motiveerima, et nagu distants kiirelt lõpeks, sest et mul oli juba hirm selle ees, et ma lihtsalt jään väikest tormi keskele, mis oleks praegu juhtunud. Aga ma olen elusid ära. Nii et tulin teile ütlema, et ma tegin senise rekordi. She's a force to be reckoned with. Yeah, she's one of a kind. Got that confidence and style. She's blowing your mind. With every step she takes, she's owning the scene. A queen in her own right, living her dream. She's got that fire in her eyes, determination in her soul. Breaking barriers, reaching goals, she's on a roll. She's a diamond in the rough, shining bright. A woman like her, she's a beautiful sight. She's breaking molds, she's breaking rules. In a world that tries to push her down, she won't lose. She's standing tall, she's standing strong. In a world that tells her she don't belong. She's a woman like me. Tšau! Teate mida? Ma sain enda telefoni kätte. Lõpuks ometi. Päris ikka lõpuks ometi. Nagu, võib-olla te ei usu, aga ma nii väga ei oodanudki. Ma lihtsalt ootsin seda selleks, et nagu igapäevaselt bloogida. Aga ma olen lõpuks ise enda aja peremees. Ui, jess. Päriselt, jess. Võt, aga täna on siis 14. mai, 14. juuni tegelikult juba. Nädala pärast on jaanituli. Ja täna ma lähen enda onu sünnale ja ma tegin talle tortik, küpsise torti, sest ta ise tahtis küpsise torti ja ma ei teinud nagu klassikalist, ma tegin seda veel lihtsamalt moel ja ma kohe jagan seda retseptiga teiega. Mis ma ennem pean tegema on see, et ma panen siia hapukoore segu peale, siis ta nagu katab selle ära ilusti ühtlaseks ja lihtsalt visuaalselt jääb ilusam ja noh, üks kiht on juures siis, eks. Ja siis ma kaunistan selle siin natuke kobedamaks ja ongi tehtud. Ja praegu magab. Ma väga kõvasti ei taha rääkida, aga ma teen endast oleneva, et mind oleks enam-vähem hästi kuulda, sest et ma kuulasin nagu, ma kuulasin nagu 10 korda ma arvan vlogi läbi tänaseks. Esiteks ma näitasin enda vanaemale. Teiseks me vaatasime Kiiliga mingi 3 korda, siis ma ise monteerides vaatasin seda mitu korda läbi, et ei oleks, ma ei tea, mingi topelkohti, mingi midaganes on ju. Ja ma teadsin tegelikult kohe, et näiteks need voiceoverid, et need ei ole kuigi head, sest et mul oleks vaja nippe, kuidas neid voiceoverid saada nagu esiteks ma ei tea, tumisemaks, aga niimoodi, et mind on nagu hästi kuulda. Mul oli nagu mingi 3 teki all, kui ma voiceoverid salvestasin, aga ma ei tea, kas ma võtsin seda telefoni endal natuke liiga lähedal. Igatahes ma ei saanud nagu head heli ja ma ei oska nagu, ma teen nagu CapCutiga, monteerin on ju. Ja ma ei tea, minu seal voiceoverid ei saanud nagu kuidagi regullida näiteks seda, et seda
nagu heli kõrgemaks või madalamaks panna või noh, heli tugevamaks. No ühesõnaga saate aru, on ju. Igatahes teeme selle tordi ja siis ma jagan teiega retseptiga. Aga ma tegelen siis praegu selle tordiga. Ja mis ma juba jõudsin teha, on see, et ma panin siia hapukoore sisse, suunan selle allapoole. Ja siis mul on siin ka see suhkur. Siis lihtsalt ennast segad selle ära. Mitte midagi paremat. Nii segad selle ära ilusti. Ja siis kallame selle tordi peale. Nii, siis kõige kergem ilmselt teda laiali ilusti ajada. Ja nüüd ta läheb lihtsalt natukeseks veel külma. Ja siis ma hakkan teda kaunistama, kui ta seal natuke seisnud on ja ära tahenenud. Mõtlesin, ma jutustan ka teiega natuke, sest et ma nüüd äkki 2 päeval ei vloginud üldse, sest et tal see tööajad lihtsalt ei klappinud absoluutselt ja ühesõnaga ta juba ütles mulle ka, et ma olen ta telefoni kaaperdanud, nii et ma võtsin seda kui tõsist süüdistust. Ma ei tea nagu, kas see häirib, kui ma vaatan ennast nagu kaamerast või? Sest mul tundub, et mu pilk on nagu paremale suunatud, kuigi tegelikult kaamera on nagu vasakul poole. Kas ma peaksin kaamerasse vaatama või ma peaksin ennast vaatama? Nii et andke kommentaarides teada. Ma hiljem vaatan teiste blogide pealt, et kuidas nemad vaatavad. No, neil on ilmselge mingi vlogikaamerid ja sead, aga kui ma praegu telefonis olen, kas on fine, kui ma vaatan ise ennast või ma peaksin ikkagi vaatama kaamerat? Sest et seda probleemi ei olnud siis, kui ma filmisin tagakaameraga. Aga kuna praegu seda ei tee, ma teen ise kaameraga, siis ma ei tea. Ma ei saa, mul põhjendus, kuidas seda ma nagu vaataks paremale. Aga ma ei vaata kaamerasse. Okei, andke teada. Sul on vaja selle tordi jaoks siis 2 pakki küpsiseid. Kalevi omad on hea valik ja Selga omad on ka väga hea valik. Ma just hakkasin vlogima. Они так делают, да? Jah. Mul praegu mingi külalised käivad siin. Ja siis ühesõnaga, sul on vaja küpsiseid. Ise tean, mis maitselisi, aga näiteks need Kalevi omad sidruni maitselised on väga head. Nad jätavad suhtse maheda värgi. Mis nüüd tuleb? Jah. Vahukoort, siis sul on vaja kohupiima. Mina kasutan vaniljamaitselist seda kohupiima pasteed. Ei, kohupiima tuubis need. Kohupiima pastat. Sul on vaja siis vaniljamaitselist kohupiima pastat. No tegelikult sa võid sinna panna ühte mis maitset sa tahad, aga ma otsisin pigem sukast midagi mahedamat. Ja siis sa lisad põhimõtteliselt tükeldatud küpsised sinna vahu sisse. Siis sul on vaja veel konservvirsikut, siis sa lõikad need tükkideks, paned ka sinna segule juurde ja kui sa tahad veel mingid marju panna, it's fine. Mina panin näiteks tükeldatud maasikaid ka veel sinna sekka. Põhimõtteliselt segad kokku, natuke lased seista, siis võtad selle vormi, teed tigestivi sukseks puruks, lisad või, segad läbi ja siis panedki sinna vormi sisse ja lisad selle seguga. Ja lähebki külmkappi, on üle öö. Tegelikult ma oleks võinud eile juba lisada selle hapukoore selle seguga peale, siis ta oleks nagu ilusti tahkeks läinud, siis ma praegu pidin ta sügav külma panema, et ta tõmbaks nagu ikkagi tahkeks, et ma saaksin ilusti seda kaunistada, aga ma ei tea, kas ta saab asju või mitte. Kohe vaatame. Ja põhimõtteliselt ongi valmis. Isestad. Pole täna väärt. If you wanna run ahead,
tere hommikust, 15. juuni on käes. Selle nädala vlogi siis viimane päev. Ja homme ma püüan siis saada selle teise vlogiga ülesse. Alustame hommikut sellega, mina olen tegelikult juba ammu esiteks üleval. Aga see härra ärkas alles, ma ei tea, tund aega tagasi. Kell on 10 läbi juba midagi. Tegelikult saab juba 11 kohe. Aga Preven ärkas natuke enne 10, mina ärkasin 8, et selle homse vlogiga natuke tegeleda ja kokku monteerida, editida, mida iganes on ju. Ja siis ma olen YouTube'i sirvinud ja üritanud aru saada, mida ma täpsemalt saan siis selle CapCutiga teha. Ühesõnaga, et monteerimist nagu lihtsamaks teha ja teiseks, et oleks nagu kvaliteetsem. Ja siis ma vaatasin, kuidas thumbnail'e teha YouTube'i selliseid, nagu ma tahaksin. Ja ühesõnaga suke subproduktiivne hommik on juba olnud. Aga ma ei ole veel hommikusööki tegema hakanud, nii et teeme, täna ei ole küll pühapäev, täna laupäev, aga teeme sellegi poolest pannkooke. Aga kõigepealt mul on siin pojengid, värskendame natukene seda pojengi kimpu siin. Võtame need suuremad ja juba närtsinud õied ära ja laseme teistel veel avamata õitel avaneda. Äkki aitab, I don't know, aga kui me neid siit ära saame, siis juba on värske. Väga meeldivad pojengid. Teed või? Teed tahad veel, kohe saad. No vaata, juba parem. Kõik see läheb praegu prügisse. Aga igatahes mul meeldib selle pojengide lõhn ja nad tegelikult seisavad suht kaua. Istuma või? Nüüd on muud toimen. Istuma ja? Tee vlogile tšau ka. Nii, aga esiteks alustage enda hommikut veega. Mitte, et ma juba oleks hiljaks jäänud. Ma tahtsin rääkida sellist asja, et eile oli meil see sünnipäev ja Talis oli nagu kella 6 tööl ja ta nagu töötab Tallinnas. Nii, et ta sõidab veel tund aega koju ja siis me läksime otse kohe sinna sünnipäevale ja reedesed päevad on tavaliselt meil nii-öelda siis need nädalastud. Ja eile meil jäi minemata, ma ei tea, kas me täna ära käime, aga külmkapp on suht tühi. Nii et reaalselt ainult pannkoogi jaoks oligi asju. Nii et let's do this. Pepoka ei tohi minna uue.
ma käisin vahepeal poes, tegin nädala sisseostud ära ja ma mõtlesin, ma teen väikse poehauli ka siia. Nii, et ma panen kiirenduse peale, siis läheb kiiremini. Ma ikkagi ei tee kiiresti, sest et ma vaatasin, see jääb liiga kiire. Aga Talissin vaatab enda saateid. Ma nii kaua siis hakkan näitama. Siin on siis apelsiniva. Fusti, 2 tükki. Revenile lemmikneks. Siis majapidamispaber. Värske basiili. Kollesioone pasta. Koolipäev, tegelikult neil hakkas see vaheaeg. Nii, siis rüssaia. Siis need on kõige paremad ploomtomatid üldse, nii et jookske rivisse ja nagu reaalselt. Need on alati sama head. 2 pakki tursuitse peikoni, 2 kanafileed siis. Need proteiinipudingud on väga head. Muna, vabapidamismunad. Ma tegin selle muutuse, ma arvan 2 kuud tagasi, alles. Ma tegelikult võiksin ju kohalikelt ka osta, aga ma ei ole viitsin ajada. Ma olen poest hetkel ostnud. Punased ploomid. Siis ma ostsin kartuli. Siis Eesti juustuga täissusvorst. Siis 1 mango. Kinderpinguid. Tšau, vaatad see kukukalla. Nii, kurki. Taluvõid. Praegu oli hea soodukas. See on kõige parem või üldse minu arust. Mozzarella. Siis rimis, meil on minirimis Raplas ja see on paremad kui see küpsetud paber. Aga pasi ära. Kaerapüügikreem. Kõige parem asi üldse, kui sa tahad kreemiseid ala kreemist pastat teha või mingit head pastat. See on mega hea. Eesti juust, täismast, mozzarella stiksid. Ma mõtlesin, et Talis läheb täna üseks tööle. Et ma siis teen Preveniga väikse teidi ja vaatame äkki mingi multikad koos ja enne Preven. Avokaado, punane sibul, banaan, pärmitaigen, pärmilehttaigen siis. See on see, millest ma eelmises vlogis tegin neid pizzasaiu või neid. Siis cheddari review, siis broilerihakliha, pagetti, siis riisi, rukkitaskud. No, mis ta nimi on? Parmesani see kõva juust rivituna. Majonees, kerge. Ma olen mõrelnud nende kaloraaži näiteks Helmansi omade. Helmansi kerge majoneesi sellega. Ja selle kaloraaž on mingi 100 kalori võrra väiksem minu arust, kui ma ei eksi. Kes pole proovinud, siis see apelsinikalli Karl Fatsari oma. Karl Friedrich oma ikkagi. Mega hea. Soovitan. Võt, sellised olid minu ostud ja see läks kõik maksma 77 eurot ja 44 senti. Baila, baila conmigo, que yo el paso te sigo. Seamos más que amigos, amigos, amigos. Solo tú me sigues al ritmo de la pista y yo me veo como chica de revista. Baby, conmigo a ti se te va la vista. Puedo quemarte solo con una pizca. Arriba y abajo, uy, ahí. Prendimos, apagamos. Arriba y abajo, ahí. Prendimos, apagamos nunca. Baila, baila conmigo, que yo el paso te sigo. Seamos más que amigos, amigos, amigos. No nii, nagu näha, siis ma sain vahepeal meigi peale ja me lähme nüüd mu sõbrannaga ja lastega Kotile jaanitulele. Baila, baila conmigo, que yo el paso te sigo. Seamos más que amigos, amigos, amigos. Seamos más que amigos. Seamos más que amigos. Baila, baila conmigo, que yo el paso te sigo. Seamos más que amigos, amigos, amigos. Ja tulime head tööd soovima. Head tööd, vlog. Tööd Aitäh, et meid vaatasid. vaatasid. Näeme järgmisel nädalal. Oota. Tšau! Tšau.